Tšauki, mina olen jälle Kirsipuu ja täna ma näitan sulle, kuidas mina teen šokolaaditrühvleid. Šokolaaditrühvlid on väga maitsvad ise tehes. Nad näevad väga head välja ja need on väga sobiv on neid nagu kingituseks teha. Ja mina teen need seekord jõuludeks kõigile oma lähedastele kingituseks. Ja see nõuab natukene mäkerdamist. Kui juba šokolaaditrühvleid teha, siis teha nagu suurem kogus, sest et see on päris paras juksimine. Šokolaaditrühvlite tegemise võib nagu jagada 3 osaks. Esimene osa on selle sisu tegemine, täidise tegemine. Teine osa on glasuuri või selle ümbrise tegemine ja 3. on kaunistamine. Mina teen 2 sorti sisu. Kõige lihtsam on sisu teha martsipaniga. Lihtsalt siuke känakas, seda on väga hea voolida. Ma kavatsen teha umbes 60 trühvlit ja ma arvan, et umbes 20 ma teen selle martsipani sisuga. Ma võtan sellise väikse tüki, mitte väga suure ja voolin ta selliseks pallikeseks ja jääb siia ootama. Sellised on need pallikesed. Ma mõtlesin, et ma teen 20 tükki, aga tegin hoopis 36. 36 tükki tuli ühes sellest kamakast. Ja ma ostsin tegelikult 2 kamakat, nii et vaatame. Selle sisuga on kõige lihtsam. Nüüd ma panen selle sisu külma, sest et kui ma hakkan glasuuri peale tegema, ma teen tumeda šokolaadiga glasuuri, selle pallikese torkan tumedasse šokolaadi, mis on üles sulanud ja see jääb siia kiiremini peale, hangub, kui ta on külm. Et sellepärast ma panen ta mõneks ajaks külma. Nüüd ma teen teistsuguse sisu ja see on natukene trikim, aga ta on nagu maitsvam ja mulle meeldib, kui on siuke vaheldus. Selleks sisuks ma kasutan tumedat šokolaadi. See on kilo tumedat šokolaadi. Ma ostsin selle Sikupilli kõrvalt Gemossist. Seal on nagu siuksed laotooted või nagu kus on suurtes kogustes sa saad osta asju. Igast köögitoidu asju. See ongi ilmselt nagu küpsetamiseks mõeldud. Siin on nagu siuksed tükid või mis teeb ta siukseks pehmeks ja mahedaks ja maitse mõttes on ka rumm. Siukse väikese pudeli leidsin. Nii lahe ju. Ma otsisin seda pikalt, sest ma ju ise ei joo, siis ma suurt pudelit ei tahtnud osta. Teeme nüüd selle sisumöga valmis. Selleks on vaja ühte kaussi. Ma arvan, et see jääb väikseks tegelikult. Mul pole mõtet sellega siin üldse jaurama hakatagi. Selline kauss. Ma panen äkki siia mingi 800 grammi, sest sisu on suurem kui see glasuur. Et glasuuri jaoks ma jätan ka natukene. Ma ei tea, kui palju seda võid siia panna. Ma arvan, et ikka ohtralt. Siis on nagu, see on ikka see, et mida rohkem võid, seda parem on. Ma panen tegelikult terve paki, vahet pole siin. Mis me siin ikka hellitame. Ja selle ma vist panen siis, kui on juba üles sulanud. Nüüd seda šoksi on ju, ma ei pane otse pliidi tulele, sest et šokolaad kõrbeb kiirelt põhja, vaid ma teen selle veevanni. Ja see võtab nagu rohkem aega, aga kui sa tahad šokolaaditrühvleid teha, siis sa pead nii võtma endale. Ma võtaks terve päeva, sest see on selline mõnus tegemine, vaikne tegemine. Siin ei saa nagu rabistada. Kui sa saad rabistada, aga see on nagu väga nõme. Väga oluline tähelepanek. Šokolaadi ei tohi mitte ühtegi tilka vett minna, sest et kui sinna vesi läheb, siis see tõmbab kokku ja ta ei ole enam šokolaad põhimõtteliselt. Ta on nagu siuke mingi asi. See on väga oluline meeles pidada. Ei ühtegi tilka vett. Mul on see sisu nüüd tehtud. Ma panin siia šokolaadi mingi 900 grammi, peaaegu terve selle kilo. Panin 1 paki võid, mingi 200 grammi ja siis ma panin 50 milliliitrit rummi. Nüüd sisuks peab tulema nendest siuksed väiksed pallid on ja nagu ma tegin martsipanigagi. Ta on praegu soe, nii et ma ei saa seda voolida. Seetõttu ma panen ta külmkappi ja niimoodi, et ta jahtub täiesti maha. Nii kaua, kui mul see sisu külmkapis hangub, ma teen veel ühe värgi. Ma tahan panna päris paljudele kommidele sisse ka mandlid. Mul on sellised mandlid, on ju. Värki sellega on see, et siin on vaata ju ümber need, see nagu kest on ümber ja selle me võtame nüüd ära niimoodi, et me paneme selle potti, laseme nagu vee keema
ja võib-olla mingi paar minutit las ta keeb. Siis kallan ära, jahtub ära ja siis ma saan need kestad siit ümbert ära. Nii, nüüd on aeg võtta see möga välja. Ma panin selle möga vahepeal juba sügav külma, nii et mul on nii suur kogus, et see jahtub nagu väga aeglaselt. Nüüd tuleb seda hakata katsetama. Mul on tükki kärakas, on ju. See on täiesti kõva. Siis tuleb võtta lihtsalt üks tükk ja seda nagu niimoodi käe vahel soojendada. Siis ma võtan ühe mandli. Panen ta siia sisse. Väga hea känakas. Joy to the world and we sing. Let the angel voices ring. Joy to the world and we sing. Let the men their songs employ. Joy to the world and we sing. We beat the sounding joy. Oh. Kell hakkab nüüd 10 saama. Ma alustasin nende kommide tegemist kell 2 päeval. Nii et mul on läinud päris palju aega. Siin algul ma ütlesin, et ma teen mingi 60 kommi. Ma tegin 125 kommi ja mul on veel šokolaadi täiega üle. Äkki see oli mingi paar kuud tagasi, kui ma tegin, nagu osalesin Facebooki selles mängus, kus 5 esimesele inimesele, kes minu postitusele reageerib, teen ma selle aasta jooksul ühe kingis. Ja esimese kingi ma tegin, kui sa mäletad seda Galactica-padi, see läks Kristiinale, tegin selle ja nüüd ma olen siin nende kuude jooksul mõelnud, et mis ma teistele teen. Tegelikult, kes reageerisid, oli veel 5 inimest, nii et ma teen kokku 6 inimesele kingituse. Ja nüüd need ülejäänud Kristiinale on tehtud ja ülejäänud 5 inimest saavad siis minult need pakid, nagu need šokolaadipakid. Selleks on Raido, Ageanet. Neid ma nagu isiklikult tunnen ka. 3 inimest, keda ma ei tunne, aga kingid saavad nad ikkagi. Alanna, Kadri ja Mareike. Üks on Ardole ka, minu sõbranna Peikale. Ja kõik need, mis siin on ja siin on, need on tõeliselt head. Igatahes ole tubli, ilusat jõuluaega, rahulikku jõuluaega. Peaasi, et nagu minu see moto, mida ma tahaks edasi anda, on chillaks, chill. Väga chillilt võtta kõike nagu. Chill. Õnn kaasa. Tšauki.